Suvine poliitetendus pealinnas on läbi saanud. Reformierakond on suundunud opositsiooni ja 3 erakonda jätkavad linna juhtimist vähemusvalitsusena. Pean tunnistama, et inimlikult oli see päris vastik periood ja parema meelega unustaks kogu selle jama. Aga suheldes inimestega mõistan, et päris paljud ei saa aru, mis siis tegelikult juhtus ja milleks seda kõike vaja oli. Ja just seepärast nüüd, kui tolm on maha settinud, võtan selle teema veel kord pulkadeks. Vastus küsimusele, mis juhtus, on tegelikult väga lihtne. Reformierakond otsustas lõhkuda toimiva koalitsiooni ja sõlmida koostöökokkuleppe Keskerakonnaga. Täna peaks linna juhtima juba reformierakondlasest linnapea Urmas Sõõrumaa ja seda Keskerakonna saadikute toel. Nii ei läinud, kuna Reformierakond alahindas avalikkuse üsna raevukat reaktsiooni ja paar kuud enne valimisi pani see Reformierakonna liikmed väga tõsiselt kõhklema selles, kas Tallinnas tegelikult tehakse õiget asja. Nad tõmbasid tagasi, aga see loomulikult ei tähenda, et seda diili ei olnud. Minult on küsitud, mille põhjal ma väidan, et selline kokkulepe oli. Kirjalikku tõestust mul ei ole, osapooled eitavad. Jah, loomulikult mind ei kutsutud sellesse tuppa, kus Keskerakond ja Reformierakond alguses kompasid, kas ja millistel tingimustel võiks senise linnavalitsuse kukutada ja hiljem sõlmisid juba konkreetse kokkuleppe. Aga ma olen olnud poliitikas 15 aastat, ise koalitsioone loonud ja olnud ka olukorras, kus minu erakond on opositsiooni saadetud ja ma tean, kuidas sellised protsessid kulgevad. Kõige olulisem selle juures on see, et erakonnad tihti etendavad mingis mõttes nukuteatrit, et varjata oma tegelikke kavatsusi kuni päris viimase hetkeni, kui siis kõigile saab selgeks, mis päriselt toimub. Ja selleks, et aru saada, mis toimub, tuleb osata näha kardina taha. Selle suve poliitilise kriisi kontekstis tooksin välja 3 aspekti. Esiteks, koalitsioonide lõhkumise ajendina kasutatakse tihtipeale mõnda eeldatavalt sellist populaarset teemat, mida siis hakatakse avalikult kõvasti nõudma ja millega siis partnerid ei nõustu. Ja siis saab öelda, et no vot tahaks küll seniste partneritega jätkata, aga vot nemad ei nõustu sellega, mis meile oluline on. 2016. aastal Taavi Rõivase valitsuse lagunemisel oli selleks Riigikogu liikmete osalemine riigiettevõtete nõukogudes. Vot ei saa nad seal osaleda, Reformierakond ei nõustu muutusi tegema, sellest tulenevalt IRL erakond ei saa enam jätkata nendega koos koalitsioonis. 2022. aasta suvel Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus lagunes selle tõttu, et Jüri Ratas hakkas nõudma häälekalt lapsetoetuste kiiret tõusu. Ja sellel suvel oli selleks lasteaia kohatasu, mis pidi kaduma kohe nüüd ja praegu ja kui seda ei tehta, siis ei ole võimalik seniste partneritega jätkata. Tegelikult saavad nii kodanikud kui ka poliitikud ju ühtemoodi aru, et mitte ühelgi eelarve kõnelusel ei rahuldata kõiki soove. Ja see asjaolu ei ole kunagi ühegi koalitsiooni lõpetamise põhjuseks, see on pelgalt ajend. Teiseks, poliitikute kehakeel. Poliitika on küll professionaalne tegevusvaldkond, aga seda teevad täiesti tavalised inimesed. Mõned ausamad, teised kavalamad, mõni valetab tuima näoga ja teine ei oska seda üldse. Ja kui sa inimesi tunned, siis sa saad kohe aru, kui nende käitumine muutub. Näiteks mõni jutukas kolleeg muutub järsku kidakeelseks, teine ei võta üldse sinu telefonitoru vastu, sest valetada ta sulle ei taha, aga tõtt rääkida ei saa. Või siis laua taga räägib inimene sulle üht, toast välja minnes räägib teistele inimestele hoopis teistsugust juttu. Ja just sellist käitumise muutust nägime me reformierakondlastes alates mai lõpust ja saime kohe aru, mis toimub. Kolmandaks, enne kogu skeemi lõplikku kokkuvarisemist jõudsid Reformierakond ja Keskerakond siiski ka avalikku faasi ja faktiliselt kinnitasid seda, mida kõik kahtlustasid terve kuu aja vältel. Reformierakonna kohalik liider Pärtel-Peeter Pere kirjutas kirjas erakonnakaaslastele, et koostöö Keskerakonnaga on paratamatu. Keskerakond ütles seepeale, et nad on valmis Reformierakonnaga koostööd arutama. Reformierakond tegi ametliku kutse Keskerakonnale tulla koalitsiooni ja valis välja ka linnapea kandidaadi Urmas Sõõrumaa. Kas tõesti keegi arvab, et seda tüüpi sündmuste jada on kuidagi juhuslik? Loomulikult mitte, selle aluseks oli kokkulepe.
Mulle tundub, et põhjus, miks paljud inimesed siiski tõrguvad uskumast, et nendel kahel erakonnal oli kaup koos, peitub selles, et ei suudeta aru saada, kuidas see kokkulepe erakondade huvides oli. Ja nüüd pärast seda, kui Reformierakond on oma rapsimise tulemusena läinud opositsiooni ja nende reiting on nii pealinnas kui ka üleriigiliselt saanud päris kõva löögi, tundub nende käitumine tõepoolest suitsiidsena. Aga see on tagantjärele tarkus. Reformierakonna peades küpsenud plaanil oli täitsa olemas oma strateegiline kasu ja seda mõlemale erakonnale, nii Reformierakonnale kui ka Keskerakonnale. Plaan oli kolmeosaline. Esiteks, enne kohalikke valimisi saab Reformierakond endale linnapea koha ja Keskerakond toetab neid selles. Teiseks, pärast valimisi toimib sama koostöö tagurpidi, kus linnapeaks saab Kõlvart ja teda toetab Reformierakond. Kolmas, kõige nüansseeritum ja keerulisem, aga küllap ka kõige olulisem aspekt on see, kus linna ja riigi vaade hakkab ühtima. Nimelt, Michalil on tõsine mure enne 27. aastat, kuidas jääda peaministriks olukorras, kus Eesti 200 fraktsioon hakkab hiljemalt järgmisel aastal lagunema ja ta võib kaotada Riigikogus enamuse. Selles olukorras oleks tal vaja ühte sellist abiratast, ühte poliitilist jõudu, kes ei tuleks küll ametlikult koalitsiooni, aga oleks valmis kriitilistel hääletustel peaministrit toetama, näiteks ei hääletaks umbusaldamise poolt. Ja sellises olukorras pärast seda, kui Reformierakond on toetanud Kõlvartit linnapeaks, sobiks Keskerakond täpselt seda rolli täitma. Nii võib öelda, et Michali peaministri tooli garandiks muutub Kõlvarti linnapea tool ja ka vastupidi. Keskerakond oleks selle diili tulemusena saavutanud oma suurima eesmärgi naasta pealinnas võimu juurde. Reformierakond omakorda oma strateegilise sihi säilitada Michali peaministri tool 27. aasta Riigikogu valimisteni. Küüniline värk, aga parteipoliitiliselt kasulik. Ent seda kõike, nagu me teame, ei juhtunud ja pärast seda oleme hakanud nägema päris huvitavat improvisatsiooni mõlema erakonna poolt, et sellest piinlikust olukorrast kuidagigi välja tulla. Reformierakond on hakanud mustavalgeks rääkima, kinnitades kui ühest suust, et Keskerakonnaga mitte mingil juhul ei Tallinnas ega riigis mitte kunagi enam koostööd ei tehta. Pärtel-Peeter Pere ja Urmas Sõõrumaa on ära peidetud ja uus linnapeakandidaat Maris Lauri ja ka parteijuht Michal püüavad veeretada süüd kogu selle ebaõnnestunud aktsiooni eest just nimelt härra Pere kaela, mis on muidugi sügavalt ebaõiglane, sest kõik, kes selles protsessis sees olid, nägid ju väga selgelt, et ei olnud see tema välja mõeldud plaan, vaid see tuli oluliselt kõrgematelt korrustelt. Reformierakonna eesmärk on muidugi arusaadav, nad loodavad, et sellega on võimalik valijad piisavalt petta, aja möödudes valimiste ajaks on valijad ära unustanud selle piinliku episoodi Reformierakonna käitumises ja on valmis neid jälle toetama. Ka Keskerakond on käitunud päris omapäraselt. Me teame, et Keskerakonna esimees härra Kõlvart on solvuja tüüp. Aasta tagasi solvus ta minu peale, kui sotsiaaldemokraadid lõpetasid Keskerakonnaga koostöö. Nüüd on ta solvunud Reformierakonna peale selle eest, et nad murdsid seda kokkulepet, mis parteidel sõlmitud oli ja on nüüd üheselt kinnitanud, et mingisugust Michali toetamist Riigikogus enne 27. aasta valimisi ei tule. Mäletate plaani punkti number 3, just see, mis oli Reformierakonna jaoks kõige olulisem, nüüd Kõlvart kinnitab, et tema seda punkti täitma ei hakka. Mida nendest resoluutsetest sõnadest järeldada? Teod on siiski tähtsamad kui sõnad. Kui aasta tagasi Pärtel-Peeter Pere nõudis Kõlvarti pead, siis sellel suvel oli ta rõõmuga valmis Keskerakonnaga koalitsiooni tegema. Kui see ebaõnnestus, nüüd jälle kinnitatakse, et mitte kunagi nad seda tegema ei hakka, aga olgem ausad, kuni järgmise hetkeni, kui see on neile parteipoliitiliselt ja pragmaatiliselt kasulik, küll siis leitakse põhjus, miks selgitada oma valijatele, et koostöö Keskerakonnaga on taaskord kas vajalik või lausa paratamatu. Ka Keskerakonna puhul, kes on oma valijatele kogu aeg selgitanud, kui õudne asi on Reformierakond, oli koheselt valmis toetama Reformierakonna linnapea kandidaati, kui oli võimalik pealinnas tagasi võimule tulla. Ja järeldus on lihtne. Avalikkus ei saa neid kahte erakonda usaldada, sest nad teevad nii printsipiaalsetes asjades
hoopis midagi muud, kui nad on lubanud. Aga õnneks on tallinlastel ka positiivne alternatiiv toetada sotsiaaldemokraate. Hoiame ausat joont. Aitäh, et vaatasite!